Tere hommikust! Tere tulemast kuulama pühapäeva hommikukohvi koos Heike ja Kaiga. Täna on meil 41. hommikukohvi. Tere hommikust, Kai! Tere sulle, Heike! Tere, Marlen, Annabel! Tere, Marlen! Tere hommikust, naised ja mehed, kes vaatavad. Heike ja Kai. Täiesti ulme, et Marlen, Annabel on meie hommikukohvis. Ma ei tea, kus suure risti ma pean seinale tegema. Sellest saadik alates, kui me seda hommikukohvi tahtsime tegema hakkasime, meil oli, et nii üks külaline on Marlen, Annabel. Ja siin sa nüüd oledki, aitäh sulle, et sa tulid siia. Ma tean, et see on päris crazy, et tulla pühapäeva hommikul vara siia. Ma olen sulle väga-väga tänulikud. Ma saan aru jah, et mu esimene reaktsioon, kui te minu poole pöördusite, oli, et oota, mis kell te teete seda? Ja nüüd ma muidugi selleks ajaks, kui me salvestame, sättisin ennast veel riiki, kus ma saan veel kohe tund aega varem kogeda seda kõike. Nii et ju te siis ikka peate mulle väga meeldima. Nii tore, aitäh sulle. Aga kui sa oled meid tulnud vaatama, siis ütle meile tere ja ütle meile, kus sa meid kuulad. Ja kui sa arvad, et tänane live võiks meeldida ka sinu tuttavatele sõpradele, siis vajutasid live all kohe jaga nuppu ja pane see live jagama enda seina peale. Ja ma ei tea, ma kohe küsiks ära traditsioonilise küsimuse, siis me saame põnevate teemade juurde minna. Et Marlen, kuidas sina jood oma hommikukohvi ja kas üldse jood? Täna hommikul ma joon teed. Ta on mul siin naljakas kujul, ta on mul termoses, seepärast, et siin Hollandi korteris, kus ma olen, on mingid eriti minitassid. Ja siis ma olen leidnud strateegia, et ma teen kõigepealt termosesse hunnikute teed valmis, ma järjest kallan peale. Natuke peab veel tõmbama, natuke on liiga kuum. Aga muidu minu kohvi on pigem midagi sellist, milleni ma jõudsin oma elus hiljem. Esimene pool minu elust teadlikult möödus täitsa ka täiskasvanu elust ilma kohvita. Aga siis nüüd viimased paar aastat ma olen kohviga rohkem mänginud, aga ma olen rohkem see, kes joob kohvi sellepärast, et talle meeldib see piimavaht, mille ma söön kõik tusikaga sealt pealt ära ja see on justkui nagu see minu päeva magustoit korra endale seda lubada. Aga kui juba 2 kohvi päevas läheb, siis ma juba ütlen, et ei. Ja vahepeal teen ikka nädalaid pausi. Nii et see on natukene nagu selline, mulle meeldib see protsess seda kohvi teha ja seda vahtu süüa ja siis mõnikord ma lihtsalt saan pidama ja peale seda kohvi lõpuni joo. Et pigem nagu teise nurga alt on ju see kohvi joomine see. See on pigem nagu siuke rituaal ja selline, et kui sul on keegi, kellega koos seda kogeda ja ma ei pea kogu aeg ütlema sellel hetkel, et ei, ma ei joo. Et joon küll. Lihtsalt teise piimaga ja taimse piimaga. Tore, aitäh sulle, et sa jagad. Aga meil on traditsiooniks saanud ka, et kas mina või Heike keegi natuke tutvustab meie külalist nagu oma vaatenurgast, et täna on meil nii võimas külaline, ma arvan, me mõlemad võime tutvustada. Aga mina tahan alustada. Heike võib jah. Et ma arvan, see oligi 2 aastat tagasi kuskil, ta võis täitsa olla, see oli see november, kui oli see suur sündmus seal Saku Suurhallis ja ma tegin Viljandis pärimusmuusika Aidas hommikuti trenne ja seal siis need naised rääkisid, kes sinna läks, kes hakkas seda järgi vaatama või laivis sealt netist vaatama ja siis räägiti, et seal on Marlen Annabel Kubri ja et me vaatame, tema teeb midagi vägevat seal, siis mõtlesin, lihtsalt teda ma üldse ei tea veel. Ja siis ma leidsin su kõik need videod, Marlen Annabel TV ja hakkasin neid kuulama ja sa ju rääkisid ka Bob Proctorist ja mina ju õpetan ka Bob Proctori neid õpetusi. No ma arvan, et Marlenile tuleb kõne sisse, aga sa vist kuuled meid. Tulen kohe tagasi, pilt on siin. Ja, juba siin tagasi. Ja kui ma kuulasin su neid laive, siis ma läksin nagu täiesti särama, täiesti nagu niimoodi, et mida ta räägib täpselt seda sama juttu lihtsalt eesti keeles, sest mina olin kõike õppinud ju inglise keeles ja ma kuulasin seda, mõtlesin, kus kohas ma sind varem näinud olen, et hakkasin ketrama mingeid oma nooruspõlve, mingeid käimisi, sest igasuguseid kuskil, ma ei tea, kus ma mingites laagrites või kus ma käisin, ma mõtlesin, kas ma sind seal kuskil nägin, ega ma ei mõtelnudki välja tegelikult. Ja ma sain nii palju tuge sinu laividest, sest ma sain seda eestikeelset sõnavara
mida alateadvuse kohta rääkida ja kuidas see kõik on ja sa nii mõnusalt selgitasid, et kes nüüd meid siin kuuleb ja ei ole vaadanud need Marlen Annabel TV-sid, et täiega soovitan, mis sest, et need on nagu ammu tehtud sul, aga see tekst on ju kuld seal, see on aegumatu, et ja siis ma nagu tegin läbi sinu, kuidas ta sul oli, ka mingi rahateemaline webinar, mis on su kodulehel üleval. Ja sealt ma sain nagu hästi-hästi palju mõtteid ja see on nagu väga palju mind aidanud. Nii et aitäh sulle kõigepealt selle eest, mis sa oled nagu teinud ja mida sa teed, tähendab siiamaani. Et see on nagu super asi. Ja Marlenil on siis ju veel oma vägevad grupid Facebookis. Ma arvan, nendest sa räägid ise. Nii et minu elu oled sa totaalselt muutnud ja sellepärast mul on ka niisugune väike võbin sees, issand, nüüd ma räägingi siin sinuga, et täitsa on lõpp, on ju. Hingame vahepeal, aga Heike, kuidas sina Marlen Annabelini jõudsid ja siis saad sina ka sõna lõpp. Täiega aitäh, Kai. Minul ei ole võbinud sees, ma ei tea. Siis on hea. Aga... Normaalne, ei peagi olema täiesti tavaline inimene, kõik on hästi. Aga minu esimene kokkupuude Marlen Annabeliga oligi ka ikkagi läbi Facebooki, läbi tema gruppide, läbi turbiini siis ja esimest korda ma nägin reaalselt Marleni ka Saku Suurhallis, nagu Kai rääkis, tal oli Saku Suurhalliga kokkupuude, kui sa esinesid sellel, mis see oli see, mis üritus see oli, see eduakadeemia. Sa mõtled Better You? Ehk siis 4500 inimest saalis. Kui sa esinesid seal ja siis ma olin seal vabatahtlik ja ma mäletan, et ma nägin, et sa seisid, ma ei tea, kas ootasid lavale minekut või sa lihtsalt vaatasid selle esinejaid ja siis ma küsisin su käest, et kas sa oled närvis ka või? Siis ma pärast mõtlesin, mis asja, et miks ma siukest asja nagu küsin, et täitsa lollakas. Ja nii palju on minul sinuga kokkupuudet olnud, et väga äge. Me oleme päriselus vestelnud. Ja ühe lause olen sinu kes küsinud ja tahate teada, mis vastus oli või? Ja, ma tahtsin just ei ole või? Ja kuule, Marlen Annabel, me kohtusime, kas sa mäletad, kus me kohtusime? Mis mu vastus oli siis, Heike? Mis su vastus oli? Et ei ole. Ei ole. Ainult mina suudan sellise vastuse anda, kui ma olen 4500 inimese ette. Ja, aga närvis ei ole väga hea. Aga kas sa mäletad, kus me kohtusime? Kus juures füüsiliselt pane pilti kokku. Ja langevarjuhüpped, kui sa läksid tegema. Muidugi. See oli 13. september eelmine aasta. Ma käisin oma poisiga, mina olin juba ära hüppanud. Ma arvan, et see oli see... Ma tegin oma elu esimest tandemit. Ja siis sa istuid seal, ma ütlesin poistele, oodake korra, ma pean minema selle naisele tere ütlema. Oli jah. Nüüd ma muidugi, nüüd ma mäletan. Ja see oli pöörane päev. See oli pöörane päev. Ma ju tulin sinna kaasa ainult. Aga sa tegid hüppe ära, eks? Ma tegin hüppe ära, aga ma tulin ju ainult kaasa. Väga tubli, et sa tegid hüppe. Täiesti ulme on ikka see hüppe, eks? Ja see sai nagu poole kohaga laivitud sinna. See protsess sai laivitud sel hetkel ka turbiini, kus ma nagu mingi istun autos ja ütlen, et ma ei tea, mis me teeme siin, midagi ei tee, chillime, teie lähete hüppama ja mina vaatan pealt ja lõppes see nii nagu ikka, et tulin ise ka. Väga võimas kogemus. Täiega soovitan kõigile ja täiega saan aru, et mingil hetkel peab ise enda ellu selleks ruumi tegema ja seda uuesti rohkem kogeda saama. Ja, täiesti võimas. Aga tutvusta ennast natuke, sest tegelikult on nii, et mina arvan, et nagu kõik Eestis ja kõik teavad on ju sind, aga tegelikult tuleb välja, et kõik ei tea. Et kui ma mõnele olen ütelnud, ikka ma saan vahel sõnumeid, et kuule, et kes sul seekord on hommikukohvis, mõtlen kannatust, kohe näed sealt plakati pealt, et kes tema on. Nii et natukene tutvusta ennast enne, kui me mingi loo juurde lähme, et kes sa oled? Aitäh. Ma arvan, et rohkem kui midagi muud olen ma lihtsalt üks naine, kes jagab oma enda kogemust sellest, kuidas planeedil maa hakkama saada. Ja kui sa oled keegi, kes jagab seda kogemust, siis klassikaliselt kiputakse sind nimetama koolitajaks. Samas ise ma seda nime nagu väga omaks ei võtta. Võib-olla aastaid tagasi oli see rohkem teema. Praegu ma tunnen, et mis koolitaja, ma ei tee mingeid koolitusi ja see pole üldse nagu minu reaalsuse osa. Et pigem ma tunnen, et ma olen valgustöötaja. Pigem ma tunnen, et ma olen energiatöö tegija
kanaldaja, tervendaja ja siis keegi, kes lihtsalt jagab omaenda kogemust sellest, et kuidas planeedil Maa paremini hakkama saada. No ma arvan, et mingi taimdu inimesed natuke said, aga kui me läheme selle loo juurde, siis saavad nad natuke rohkem sinuga tutvust. Aga Heiki, aita mind siin nüüd välja. Jaa, ma aitan sind Millest me välja. alustame? Sest Marlen Annabeli puhul on just nii palju tahke, et kus kõik võiks hakata rääkima ja millest nagu pihta. Mina arvan, et me alustame algusest. Algusest. Selle loo algusest, mis me panime pealkirjaks julgus olla looja. Ja tegelikult ma arvan, et me annamegi, Marlen, sulle sõna ja sa võid hakata võib-olla rääkima oma lugu sellest, kuidas sinust sai looja. Ja siis hakkame sealt edasi arutama. Või teadlikult siis looja, on ju? Jaa, minust sai looja läbi selle, et ma kõigepealt olin super hea looja selle koha pealt, et teadmata midagigi sellest, kuidas planeet Maa toimetab, sest et seda materjali ju ei õpetata kuskil, ei õpetata kodus, ei õpetata koolis. Meedia ei räägi sellest, et see on ainult tõesti siis, kui sa oled enesearengu rajale läinud ja sinul on nii-öelda see salalaegas avaldunud, et vau, siin on tegelikult hoopis mingi teine süsteem, mingi energiamaailm, mis loob füüsilise reaalsuse. Enne kui ma selleni jõudsin, olin ma super võimas shit-looja. Ehk siis ma olin lihtsalt see keegi, kes suutis keerata kõige hullemad katastroofid oma elus kokku. Ja ma olin väga võimas looja just täpselt läbi selle, et mul oli palju energiat ja mul oli palju emotsiooni ja ma suunasin selle kõikidesse probleemidesse, mis mul vähegi oli. Seega ma veetsin aega kohvikus, kus ma rääkisin sõbrannaga oma bossi taga, mida rohkem ma rääkisin, seda hullemaks mu bossid läksid, kui ma töökohtasid vahetasin. Ma rääkisin oma meestaga või boyfriendi parasjagu, kui ma vahetasin suhet, siis ma sain veel hullema kogemuse ja ma olin täiesti nagu allakäiguspiraalil, kuni see asi lõppes siis 20. alguses sügava depressiooniga. Ja ma olin suutnud põhimõtteliselt aia taha keerata kõik. Ma pidin oma emamajja koju tagasi kolima, mis tollel hetkel ta oli just asukohta vahetanud ja tal ei olnud mulle nagu normaalset tuba anda, mille võrra ma sain küll toa, aga selles ei olnud ei vetsu ega kööki ega duši. Ma olin nii sügavas deprekas, et ma ei olnud võimeline endale töökohta looma, mille võrra mul olid võlad peal, koolivõlad ja mu kehakaal tõusis ja mu tervis oli käest ära, emotsionaalselt olin täiesti läbi. Ja ma siis veetsin seal sükse mõnusa pool aastat sügavas depressioonis lihtsalt nuttes päevast päeva. Ja olles selles sügavas depressioonis, milleni lõppkokkuvõttes lükkas siis üks lahkuminek, aitäh armastusele planeedil Maa, ta alati äratab neid ülesse. See pani mind küsima sügavamaid küsimusi. See pani mind küsima, et mis siin planeedil päriselt toimub? Mis toimub? Kuidas see võimalik on, et ma olen äge, mul on palju energiat, aga ükskõik, kuidas ma püüan, raha mul ei ole. Meestega on nihu. Kehakaal on käest ära, ma ei püsi üheski töökohas, et nagu, mis toimub, mis on valesti, mis on jäänud mulle rääkimata. Ja sealt edasi lugu on see, et kui sa küsid, siis sulle antakse vastused ja minu ellu ilmus sellel hetkel üks tuttav, kellega me niimoodi põgusalt olime suhelnud ja ta pakkus välja mulle, et kuule, ma näen, et sul on tõsiselt raske, et äkki ma teen sulle reikit. Teadmata, mis asi see on. Ma küsis, mis see tähendab. Ta ütles, et no, see on siuke energiatöö värk, et no, et panen sulle käed peale ja sina pikutad ja siis lihtsalt võtad vastu. Ja see esimene sessioon oli elu muutev selle koha peale, et ma pikutasin ja igast imelikud asjad hakkasid juhtuma. Mingi keha läks kuumaks ja mingid asjad hakkasid surisema ja nagu mingi pealaelt ja kätest ja igalt poolt ja nagu ma olin lihtsalt nagu silmad pärani peas ja mul oli, et oot, mis asi see on? Ja tema ütleb, et see on energia. Ja see oli elu muutev kannapöörde hetk, sest see avas minu jaoks täiesti uue laeka ja ma hakkasin uurima, mida tähendab energia. Ma jõudsin Peterburi selgeltnägijate kooli aastasele kursusele biosensoorne psühholoogia, mis oli puhas selgeltnägijate kool, millest ma sain aru alles pärast seda, kui ma sealt välja tulin. Et ma tegelikult olin selgeltnägijate koolis olnud. Ja see treenis mind tulema oma mõistusest, kus me näeme maailma väga füüsilise reaalsusena, oma tunnetusse,
oma nii-öelda valgusolemusse, oma energeetilisse olemusse, oma hinge olemusse. Ja peale seda põhimõtteliselt, kuna baas oli olemas, et ma olin lülitunud nii-öelda 3D reaalsusest tegelikult 5D-sse ümber, teadmata midagi 3D ja 5D sõnadest sellel hetkel ja kui sa ei tea, on ka kõik täiesti hästi. Aga põhimõtteliselt on 2 viisi siin planeedil eksisteerida. Üks on see, kus sa arvad, et sa oled inimene, kellel on mõtted, tunded ja sind lükkab see väline reaalsus kõikide nende piirangutega edasi-tagasi kogu aeg. Või teine variant on see, et sinust saab keegi, kes hakkab seda reaalselt ümber tegema ja oma kogemust sellest reaalsusest ka hetkedega ümber tegema läbi oma tajude muutuste ja selle võrra ka siis kogu maailma painutamine sinna juurde. Et kuna ma olin siis puhta alateadvuse saanud endale aastase treeninguga, kõvasti probleeme sealt välja kiskunud ja õppinud enda alateadvust ümber programmeerima, siis sellel hetkel, kui minu ellu jõudis The Secret ehk siis saladuse film, siis kui väga paljud kritiseerivad seda filmi öeldes, et see ei teinud nende jaoks mitte midagi, siis mina olin avatult täpselt selles seisundis, kus ma võtsin selle vastu. Ja ma võtsin selle vastu niimoodi, et ma läksin täislaksina sisse, ma läksin negatiivsuse dieedile, ma tegin oma visioonitahvli ära ja 2 aastaga oli mu elus kõik olemas. Ja see oli see, mis startis minu looja karjääri inimkehastusest. Sealt edasi jõudsin edasi juba õpetaja koolitaja staatusesse läbi selle, et inimesed lihtsalt hakkasid juurde tulema ja küsima, mis sa tegid. Sa olid enne nagu täiesti teise elu peal, mis sa tegid? Kuidas sa leidsid selle mehe, kelle manifesteerimiseks läks täpselt 4 päeva? Kuidas sa nagu mingi lampi lihtsalt oled mingi õnnelikus abielus ja kuidas sul on nüüd äkki lapsed ja kuidas sul on nüüd äkki nagu unistuste töö ja kuidas sa reisid ja kust see raha tuleb? Ja väga paljudel oli teooria, et sa oled rikka mehe saanud. Ja ma sain küll rikka mehe, aga tegelikult tõde on see, et kokku saades me lugesime, kellel on rohkem võlgu, aga me pühendusime emotsionaalselt koos olemisele ja sellele materjali rakendamisele juba algusest peale. Ja sealt järgmine loogiline samm oli juba USA-s õpingud, mis jätkusid juba Londonis ja siis üle maailma rahvusvaheliselt erinevate külgetõmbeseaduse õpetajate ja coachide käe all. Ja sealt edasi järgmisena juba tulid Eestis suurkoolitused, 200 inimest saalis, 400 inimest saalis. Peep Pain ütles minu kohta tollel hetkel, et ta väga loodab, et ma võtan selle hullu Ameerika koolitaja tiitli üle, sest et tema arvates oli mina palju pöörasem kui tema. Ja otsapidi nagu sealt kogu see teekond loojana edasi rulluski, olles siis poole kohaga kogu aeg nagu see keegi, kes seda materjali inimestele edasi annab, aga teise poolega ise oma eluga praktiseerides lihtsalt proovides näha, mismoodi elu päriselt toimib ja toimetab ja sellest, et ma ise praktiseerin ja jagan, ongi saanud nii-öelda siis minu missioon siin maa peal. Et ma räägin läbi praktiliste kogemuste, ma toon ausalt inimeste ette kogu oma musta pesu ja kogu selle loomise nii-öelda väljakutse ja raske poole. Ja siis kui sa saad looja nagu valemi kätte, siis see viimane 14-15 aastat on olnud päris mõnus ralli, et kõige suurem väljakutse selle kõige keskel on ikka jälle välja mõelda, et mida ma siis nüüd järgmiseks luua tahan. Sest kõik ju tuleb ja kõike saab. Nii et selline huvitav teekond, et pidevalt alistuda sellele, et olla inimeste jaoks olemas ja ise praktiseerides tõusta kõrgemale. Kuule Marlen, hästi äge on kuulata seda ja tundub, et kõik on kuidagi lihtne ja kerge. Läksin, tegin, õppisin, tore, vägev. Kas see oli mitmeaastane teekond, eks? Et kas olid mingid tagasilöögid ka või sellised kohad, et kus sa nagu mõtlesid, et kuidas nüüd edasi või mis edasi? No suurest laias laastus kogu see asi hakkas pihta tegelikult ju täislaks depressioonist ja sügavast august. Ja nagu nad ütlevad, et janu ajab härja kaevu, et siis selle võrra valu ajas minu olukorda, kus ma tõesti pühendusin õppimisele. Ja ei, see teekond ei ole olnud lihtne, aga see teekond on olnud väga põnev ja väga nagu kandev selle koha pealt, et kui sa ikkagi võtad ette
ja sa hakkad oma meelt kontrollima ja sa hakkad aru saama, et sa ei ole sinu mõtted ja sa ei ole sinu tunded, mis algul on täiesti hiina keel, mida see tähendab. Me oleme nii samastunud selle nagu energeetilise tasemega, kus me lihtsalt arvame, et me olemegi meie mõtted ja meie tunded ja meil ei ole kontrolli välise maailma üle ja et on väljapool mingi keegi teine, kes meie maailma mõjutab. Kõik need teised inimesed ja olukorrad. Et selle ümberprogrammeerimine võttis aastaid, aga samal ajal ma arvan, et see võti selle puhul oli meeletu õpetatavus ja meeletud töötunnid. Investeeringud iseendasse. Tegelikult mul läks iseendasse veel Eesti krooni ajal üle miljoni ja mul polnud seda raha. Ma lihtsalt laenasin selle järjest kokku ja ma müüsin oma kortereid ja nagu proovisin täiega, nagu ma panin kõik sinna alla. Seega kas olid vastulöögid? Absoluutselt. Kogu see teekond on olnud see, et sa saad midagi tööle ja elu tõstab su ülesse, aga ma olen õppinud, et kui sa oled laineharjal, siis tõesti naudi. Võta vastu see hetk, et parasjagu on hästi, sest usu mind, ükskõik kui palju sa arened, ükskõik kuhu sa jõuad, ükskõik milline kuru sa arvad, et sa oled. Järgmisel hetkel paneb elu su uuesti põlvili ja õpetab sulle järgmise õppetunni. Ja selle võrra terve see teekond on olnud üks suuremat sorti pikali kukkumine ja püsti tõusmine. Aga ma olen jõudnud järeldusele, et võidab see, kes kõige kiiremini püsti tõuseb. Ehk siis, kui sa oled keegi, kes sõidab rattaga kraavi, siis on 2 varianti. Sa võid istuda seal kraavis ja nutta selle üle, et sa sõitsid kraavi, sest sa proovisid ja sul ei tulnud välja ja siis vaadata kõrvalt, kuidas teised kõik jätkuvalt ratastega mööda sõidavad. Või sa võid oma jonnist üle saada ja siis lihtsalt saad kraavist välja ronida, püksipõlved puhtaks kloppida, natuke nendel aega anda, et valus oli ja siis edasi vändata. Et see teekond tegelikult ei olegi mitte midagi muud kui üks kogu aeg uuesti püsti tõusmine, kogu aeg enese uuesti rajale tõmbamine ja kui sul on ümber sind toetav keskkond, kus teised teevad seda sama, mida sina, siis see momentum tegelikult läheb käima ja suures plaanis sa liigud ülesmäge. Et see töö hullult tasub ära, aga ainult siis, kui sa seda päriselt teed. Nii kihvt näide, see jalgratta näide täiega hea, sest mina teen ju ka tööd klientidega, ütleme, ja ikka tuleb jälle, et nüüd on mul madalseis ja kuidas nüüd saab ja ma veel pean sellega tegelema ja siis tegelikult see kõik ongi ju teekond, eks, et see elu siin ongi sul teekond, see ei ole nii, et nüüd ma olen kuskilt otsast valmis. Aga mind huvitab nüüd hoopis see, sa ütlesid ka, et mis ma siis järgmisena loon, et mul on justkui kõik olemas, sest et väga tihti inimesed räägivad ka, aga mul on okei see maja, mul on okei see keskkond, kus ma elan, et on see hästi ja see hästi, et justkui nagu ei tahagi midagi, et ma nüüd siin nokitsen oma ette on, et kus sa siis leiad selle jõu, et kuidas edasi, ma saan aru, mingi hetk see elu ka viskab meile võib-olla mingeid asju või sinul sellist juhuse asju üldse ei ole või nüüd tuli jälle mitu küsimust korraga, aga ühesõnaga, kuidas sa leiad selle, mis nüüd edasi, kas sa ise genereerid neid asju ikkagi või sul on ikkagi ka mingid suuremad unistused, on, et kus sa näed ennast 10 aasta pärast ja niimoodi? Täiega võimas küsimus. See on tegelikult üks kõige keerulisemaid kohti selles protsessis minu jaoks, et leida seda miskit, mida luua. Sest et kuna ma häkkisin lahti selle valemi, kuidas läbi fookuse seadmise, eesmärgid paika panna, visualiseerides ja seda ette tunnetades, nii nagu see oleks juba juhtunud, viia see alateadvusesse ja siis lihtsalt täiega lahti lasta ja vastu võtta, siis sõna otseses mõttes kõige jaburamad asjad, kõik on ära juhtunud. Ja nagu selleni välja, et ma tahtsin Balile elada ja eelmine aasta ma läksin naiste retriiti tegema Balile vahetult enne seda, kui meie imetabane kapsasupi haigus maailma vallutas ja põhimõtteliselt Eesti läks kinni sama hetk, kui mina olin Singapuri lennu peal, mis lõppes seda, et mul oli vaja teha Singapuris otsus, kas edasi või tagasi, teadmata täpselt, mis maailmaga toimub, et kõik on hulluks läinud ja mingid piirangud on peal ja mingi hull värk, kõik mingid maskid ja viirused ja särki-värki. Ja ma valisin, et ma usaldan elu, ma läksin edasi. Lennujaam läks kinni, järgmine kuu aega ükski lennuk edasi-tagasi ei lennanud, õigemini isegi 2 ja see lõppes sellega, et ma olin tegelikult 4 kuud Balil ja nagu kinni, Balil kinni, lukustatud Balile ja nagu sa pead oma soovidega nii-öelda selles mõttes nagu olema nagu ühtepidi nagu
vägagi teadlik, et mida sa küsid ja kas sa oled valmis selleks, et universum toob selle sulle just nii, nagu tema seda parasjagu toob. Et kui kõige jaburamad asjad ka elada ilusas villas, sest et sa kujutad ette nagu, mis juhtus turismiga sellel hetkel, kui turiste enam lihtsalt ei tulnud, nagu põhimõtteliselt villa, mis muidu oli hinnaga 7000 eurot kuus, mina maksin rõõmsalt 1500 ja nagu lihtsalt nagu elasin nagu mingi totaalne kuningakass, kus mul oli iga päev 5 inimest, kes mul kööki koristas ja kes mul basseini puhastas ja kes mul muru seal kügas ja nagu no lihtsalt täiesti nagu jabur elu. Ja nagu see on lihtsalt üks nendest näidetest, et nagu olles selles olukorras, kus sa tegelikult lõppkokkuvõttes näed, et kõik tuleb. Siis majad, autod, need unistuste versioonid sinu tööst, suhetest, lastega, kõik asjad on nagu kastist välja rebitud, siis tegelikult ei ole lihtne leida seda järgmist asja, mida luua. Ja mida ma avastasin on see, et kõigepealt esimese asjana nagu tuleb enda elu korda teha. Ja enda elu korda tegemine on minu jaoks ülimalt lihtne inimestel, kui sa võtad selle ette, et kõigepealt faktikontroll, mis sulle meeldib, mis ei meeldi. Sa saad kohe teada, mida sa pead muutma. Kuidas su finantsid seisud on, vaatad otsa ausalt, kuidas sul on võlgadega, kuidas sul on varudega, säästudega, investeeringutega, kuidas sul on elukohaga, kuidas sul on suhtega, kuidas sul on kehakaaluga, kuidas sul on toitumisega, kuidas sul on tööga, kas sa teed seda, mida sa tahad, kas sa oled iga päev õnnelik, kõik need asjad. Sealt hakkab pihta. Kui selle tasemel oled paika saanud, siis tegelikult oled mingisuguse mugavustsooni endale luua suutnud, siis tõenäoliselt sa mängid natukene rohkem emotsioonidega sellest, et kuidas sa ennast iga päev tunda tahad ja kas sa tahad olla naisena näiteks rohkem naisenergias ja vähem tööd teha ja siis selle võrra sa nagu lood võib-olla endale sellist keskkonda, mehena rohkem missioonis ja mitte nii nagu kohusetundes, et sa nagu mängid justkui nende emotsioonidega seal sees, mees-naise energiate avastamisega, isegi kui sa ei tea midagi mees- ja naise energiatest, siis lihtsalt nii-öelda need emotsionaalsed kvaliteedid peale seda, kui füüsiline reaalsus on paika läinud. Aga peale seda, mida ma avastasin, on see, et ainus, mis edasi viivaks jõuks minu jaoks sai, oli aidata teisi. Ja see hakkas pihta sellest, et ma sain aru, et mul ei ole mõtet manifesteerida lihtsalt suuremat maja või lihtsalt ägedamat autot. Et ma tegelikult ei ole keegi, kes klassikalises mõttes mingit miljonäri staatust omaks. Ma olen küllus, aga ma ei ole miljonäri staatus. Ja selle võrra nagu minu maja ja minu autod ei ole nagu ala niimoodi, et ma oleks mingi kollektsioneerinud mingi hullud kinnisvara kokku, aga mul on väga head elutingimused. Nüüd üks hetk ma sain aru, et lihtsalt suurem maja tähendab rohkem koristamist ja nagu ma võin seda endale lubada ja ma võin endale lubada ka sellel hetkel koristaja, aga sellegi poolest nagu see, sa ei lähe sellega nii, et iga järgmine aasta uus maja, iga järgmine aasta uus auto. Mingi maani sa lähed, aga üks hetk sa saad aru, et seal on piir ees või minu jaoks on olnud. Aga siis ma hakkasin hoolima nagu sellest, et ma suudaksin perekonda aidata. Ma hakkasin hoolima sellest, et ma saaksin mehe vanematele näiteks reise kinkida ja näiteks kui nendel on midagi vaja muuta elus, et mul oleks finantsi, et seda teha. Vahepeal oma pereliikmeid erinevates asjades toetanud, et ema ei peaks palgatööl käima, et võtnud oma palgale ja andnud talle vanaema palga näiteks hoopis. Et sellised asjad, kus ma olen lähiringile nagu loonud võimalusi ja sealt edasi lähiringis ka sõbrannad, et luua neile võimalus vanast maailmast välja tulla ja hakata tegema seda, mida nad tahtsid. Ja aidata teistel nii-öelda valgustöötajatena käivituda ja see on see, mida Turbiin Plus, meie väike salajane pesakond väga võimsalt teeb, et me tõesti käivitame uusi valgustöötajaid ja laias laastus tegelikult kõik see jõuab tagasi selleni, et kuidas olla maailma lagunemisel ja uue maailma ülesehitamisel see keegi, kes tegelikult ka on valmis hoolima nii palju. Et pakume inimestele tuge ja vaatame, et mis on see miski, mida mina saan ära teha selleks, et meil oleks kergem sellest vanast maailmast uude üle minna. Sest vana maailm laguneb ja igasugune mõistusest tegemine ja nagu korruptsioon ja madalamad energiat. Paari aasta pärast olen siit täislakspuhastus üle käinud ja see on väga-väga põnev periood, nagu sa ei ole siin planeedil praegu juhuslikult, sa oled siin selleks, et tegelikult aidata teisi ja igal ühel on see oma roll, millega aidata. Ja see on see, mis viib tegelikult mind tagasi missioonini, et rohkem kui see, et lihtsalt olla ise rohkem ühte, teist või kolmandat nagu füüsilise maailma kogemuste järgi. Ma tõesti püüan tagasi tulla sellesse millessegi, et
et mida saan mina ära teha maailma jaoks, mida ma saan ära teha teiste inimeste jaoks ja mis annab mulle põhjuse nagu hommikul üles ärgata, on see, et proovida tegelikult ka nagu olla inimeste jaoks olemas, et neil oleks kergem, sest ma ikka jätkuvalt mäletan, kui raske mul oli, kui ma seda kõike ei teadnud. Seega missioon on vist lõpuks see, mis kannab. No ja siis sinna vahele tuleb teha perioode, kus sa lihtsalt ei tee mitte midagi ja hõljub pilve peal. Need tulevad mul eriti hästi välja. Nüüdseks. Vanasti ei osanud, aga nüüd ma olen täiesti proff mitte millegi tegija. Nii ägedalt räägid sellest loomisest ja uuest maailmast ja tegelikult hästi palju on praegu sellist, kogu aeg on tegelikult olnud hästi palju negatiivsust sotsiaalmeedia ajakirjanduse poolt ja mul tuli meelde, et sa alguses ütlesid, et sa läksid negatiivsuse dieedi peale või midagi sellist. Mis asja see tähendab? Ja läksin negatiivsuse dieedi peale. Üks hetk ma sain lihtsalt aru, et valem on väga lihtne. See, mida sa mõtled, see on see, mille peale läheb fookus. See, mille peale läheb fookus, paneb paika selle, kuidas sa ennast igapäevaselt tunnetad, ehk siis sinu tunded määravad ära selle sageduse, milles sa eksisteerid. Ehk siis, kui sa pingud ja virised ja oled lõputult õnnetu, siis on täpselt see, et maailm kogu aeg peegeldub selle neid põhjuseid, miks olla õnnetu. Üks ja sama olukord erinevast seisundist võib sulle tähendada kahte täiesti erinevat kogemust. Oled sa heast tujus, saad sõnumi, oled sa halvast tujus, saad sõnumi. Need tulevad sulle sisse täiesti erinevalt. Oled sa heast tujus ja mingi autojama tekib tee peal ja oled sa halvast tujus, mingi autojama tekib tee peal. See on kaks täiesti erinevat reaalsust. Ja ma sain aru, et ma pean ise timmima selle reaalsuse sealt vinguvast, virisevast, süüdistavast, etteheitvast energiast ülesse teise sagedusse, milles on tänulikkus, milles on headesse märkamine ja milles on võime oma meelt kontrollida. Ja ma pühendusin 30-päevasele teekonnale, kus ma otsustasin, et hommikust õhtuni, õhtust hommikuni ükskõik mis, aga mina ei vingu ja mina ei virise. Ja ma lihtsalt põhimõtteliselt ei rääkinud ühtegi negatiivset juttu. Ma panin kõik oma naisenergia kõrvale sellel hetkel, kes tahaks lihtsalt bla, rääkida kõiki oma kogemusi ja nagu, mis tal kõik juhtunud on. Mitte midagi. Ma olin nagu mingi kalanägu, kes lihtsalt nagu täiesti rahumeeli nagu valetas inimestele kokku, et tal läheb kõik hästi ja elu on jumala hea ja sees oli jumala rõve. Ja siis samal ajal ma lihtsalt harjutasin seda, et nagu ma ei vingu ja ma ei virise ja ma ei süüdista ja ma leian tänulikkuse ja nagu ma õppisin sellel hetkel nägema, õigemini ma õppisin kontrollima, aga ma sellega koos treenisin oma võimet, olla võimeline üldse nägema, mis mu sees toimub. Ja negatiivsuse dieet kestis minu jaoks sõnatus mõttes oli 30 päeva täis läks pühendumist sellele, et ma ei vingu ja ma ei virise ja ma ei süüdista ükskõik, mis väljas juhtus. Ja siis ma hakkasin nägema, et see tegelikult käis koos enesearmastusega ja sellega, mida ma ise endale räägin. Ja see oli see koht, kus ma hakkasin aru saama, kui palju ma enda kohta halvasti ütlesin. Ma hakkasin läbi nägema neid lauseid, mida tuleb täie armastusega. Mida Heike ise endaga näiteks tegi selle webinari alguses, kus ta ütleb, et loll või tobe või nõme, miks ma talle selle lause ütlesin. Ma hakkasin kõiki neid lauseid oma peast nägema, sest need jooksevad just kui kuskilt taustas alateadusest nagu automaatprogrammi peal. Ma isegi ei pane tähele, et see mingi lause üldse midagi tähendas. Ja ma alguses hakkasin aru saama, et ma ütlen endale hullult halvasti. Ma oskan hullult hästi endale pähe anda. Hea tropp, mis sa jälle tegid, kuidas see sul välja ei tulnud, Ma olin nagu mingisugune Ameerika seebioper. Ma teadsin täpselt, kuidas nagu emotsionaalselt karjuda ja kõike nagu kiruda. Ja siis ma sain sabast kinni, mul oli, et wow, oota, stopp, see on negatiivsus. Ja siis mul oli, et no ma pean nüüd ümber pöörama. Mis selle vastand on? Ma sain aru, et mul puudub sõnavara. Ma ei oska rääkida endaga ilusti. Mul puudub sõnavara, et elu kohta ilusti vaadata, nagu elu ilusti näha. Ja siis ma hakkasin algul niisugused tobedaid lauseid tegema. No ma ei tea, et ei anna endale pähe, ütled hoopis, et sinuga on kõik hästi. See kõlab imelikult. Sa oled tore. Ja siis ma niimoodi üks lause korraga proovisin. Kuni siis mingisuguse momentumi peal, kuskil 3. nädal ma hakkasin märkama seda muutust. Et selle asemel, et see negatiivne suust välja tuleks, täie hooga ma sain juba poolte lausete peal pidama ja mul juba oli mingi sõnavara, et teistmoodi rääkida.
ja sealt edasi ma jõudsin juba selle koha peale, kus ma sain aru, et mu suu tahab teha ja ma suutsin endal võtta sabast kinni ja öelda, et oot, sinna me ei lähe ja ma valisin teise liini ja sealt edasi järgmisena juhtus see, et seda negatiivset tegelikult ei käivitunud enam. Ja see praktika on midagi, millega ma pean ikka ja jälle tegelema, kui mu meel lappama läheb ja ma tahan inimest mängida, sest et inimesed naudivad draamat ja draama on väga nauditav emotsioon, sellepärast et see tekitab keemilisi reaktsioone meie kehas, mis on võrdelised heroiiniga. Ja kui me oleme valusõltuvuses ja draamasõltuvuses, siis me põhimõtteliselt peame oma doosi valu kätte saama iga päev, isegi siis, kui selleks ei ole päris põhjust. Ja siis see on väga karm koht, mida endale üles tunnistada, et me kõik tegelikult me kõik tegelikult oleme väiksed nagu valumanjakid, egomanjakid ja siuksed draama armastajad. Need, kes rohkem draamat armastavad, neil on hästi välja tulev see olukord, et on väga võimsalt negatiivne elu loodud. Need, kes ikka eriti hästi draamat armastavad. Ja siis need, kes on selle pidama saanud ja suudavad ümber suunata ennast headele asjadele tänulikkusele, siis tõenäoliselt nende väline maailm peegeldab ka rohkem midagi, mida me tegelikult siin planeedil kergusega kogeda tahame. Nii et negatiivsuse dieet on põhimõtteliselt julm treening, kus aga ma lihtsalt tunnen nii lauseid 30 päeva ei eksisteeri. See on jumalaste vinge, see on hästi praktiline asi tegelikult, et kui ma olen Portugalis, eks ole praegu, ja kui me auto rentisime, algul rooli istusid ja auto uus tee, uus ringteed hulluks ajab on ja siis hakkadki endale autos ütlema asju ja lollakas ja hea Mark ja oota, mis ma ütlesin veel mingi asja, et issa kui piinlik ja siis mu sõbranna kõrvaldab, mis sa Kai niimoodi räägid, et mis neiega ma sulle ei ütel. Ja siis mõtlesin, appi, miks ma endale niimoodi ütlen? Sellel hetkel, kui fookus endalt täiesti ära läheb, on, et sa lähed hästi võõrasse kohta. Ja ma arvan, see negatiivsus dieet on selle koha pealt hästi hea, et me alguses jätame teistele asju ütlemata ja siis me hakkame märkama, et täitsa lõpp, kui palju me tegelikult ise endale seda jama kõik ütleme, et hästi head näited, et kes nüüd veel ei kuulnud, mis just Marlen Annapäe rääkis, vaata seda laivi uuesti ja kirjuta üles. Tegelikult, kuna meil on siin kuule, Marlen Annapäe, meil on mingi rekord, ma arvan, 138 kuulajat praegu, et suur aitäh sulle. Ja on inimesed hommikul kohal, nemad muidugi ei pea siin eetris olema, nad võivadki istuda seal uniste nägudega voodis kuulata. Me oleme teile väga tänulikud, et te olete meid kuulamas ja tegelikult te võiksite siia kirjutada, kes on teinud seda 30 päeva dieeti, siis negatiivsuse dieeti või kes nüüd näiteks kavatseb seda teha, et jagage meile natuke seda kogemust, sest et me kuuleme küll sinu lugu, aga tegelikult see ikkagi justkui on ju ka õpetav. Tead see kõik algab pihta sellest, et see esimene vabandus, ma jätkuvalt ei ole veel päriselt oma häält, aga see on nagu näha. See kõik jõuab tagasi selleni, et alguses on töö meeletult mehaaniline, et oma meel ümber programmeerida. Ja sellel hetkel sa ei tohi alla anda ja sa ei tohi lasta oma harjumuspärasel meelel, mis on tegelikult, me jookseme 90-95% päevast alateadvuse peal. Me arvame, et me valime teadlikult, mida me teeme. Me ei vali. Me sööme nii, nagu me oleme harjunud, me räägime nii, nagu me oleme harjunud, me reageerime nii, nagu me oleme harjunud, võtame nii palju raha vastu, nagu see meile mugav tundub ja mitte rohkem. Me laseme mööda võimalused, mis on meie kastist väljas, sest me lihtsalt isegi ei näe, et need on meie juures. Ja nagu nii armastuses kui rahas kui võimalustes, nagu me tegelikult oleme niivõrd kastis kinni läbi selle, mis meie alateadvuses on sisse programmeeritud. Ja see ümberprogrammeerimise koht läheb aastatega järjest lihtsamaks, et sa õpid järjest rohkem ümber lülitama ennast järjest nende suutesse reaalsustesse. Jätsin jälle vana reaalsuse maha, jälle läksin uuele tasemele. Ja samal ajal seal on mehaaniline töö ja selles me vajame meeletult kohalolu ja me vajame meesenergiat enda sees. Ja me ei tohi sellel hetkel minna kaasa oma emotsioonidega,
mis ütlevad, et ma ei jaksa, ma ei jõua, ma ei saa. Täpselt nagu mina siin enne sel hetkel ütlesin, et kuidas ma pean nii vara tulema siia laivi. No ütleme niimoodi, et ju siis pole nagu hommikused ärkamised ei ole olnud minu jaoks see miski, mida ma olen prioritiseerinud, et ennast hommiku inimeseks kuidagi teha. Mulle meeldib teistmoodi, mulle meeldib see, et ma olen üleval, siis kui ma olen üleval, ma magan, siis kui ma magan ja ma ärkan, siis kui ma ärkan ja siis ma võtan veel mingisugune aja, et mediteerida ja teha oma hommikutegevusi ja siis ma alles saan uudest välja. Ja siis ma täiega näen, kuidas ma tahan vinguda ja viriseda sellel hetkel, et nagu ma ei jaksa, ma ei suuda, ma ei saa. Aga kui sa ei saa pidama oma mõtteid, kui sa ei saa pidama oma keha reaktsioone selle suhtes, kuhu ta sul läheb ja kui ta läheb draamasse ja ta läheb valusse ja ta läheb maailma peale pahandamise ja iseenda alla tõmbamisse, siis kuidas sa eeldad, et väline reaalsus peaks üldse midagi paremat sulle looma hakkama? Sa pead vahetama oma sisemise reaalsuse ära, vanast reaalsusest uude ja püsima, nii et väline maailm veel ei ole järgi tulnud. Ja see vaheaeg siin on see koht, kus su reaalsus veel ei peegelda, et midagi on paremaks läinud. Kui sa lähed näiteks selle koha peale, et sa oma finantsparadigmasid muutma hakkad, mida näiteks minu koduleheküljelt marlenannapel.ee saab selle tasuta webinari, kus ma sõnotuse mõttes inimestega käin läbi erinevaid uskumusi, et nagu, mida sa rahast arvad, kuidas sul on sellega, kuidas sul on tollega, inimesed saavad nii palju avastusi enda kohta just läbi selle, et issa ma kunagi ei teadnudki, et ma nii mõtlen, issa ma kunagi ei teadnudki, et mul on sellised piirangud, issa kunagi ma ei näinud selle nurga. Kui sa teed oma finantsparadigmad ümber, oma sisekõne ümber, oma fookuse ümber, siis maailm muutub sees kõigepealt. Väline maailm ei tule kohe järgi ja siis sa pead püsima. Sa ei tohi alla anda, sest et kui sa teed niimoodi, et korraks proovisin positiivsust, 2 päeva proovisin ka, mees on ikka tropp, raha ikka pole, lapsed käivad pinda, töö ei meeldi, nagu peeglist vaatab mingi kole asi vastu. See ei käi nii. Meil on antud aja nagu lõtk, meil on nagu see ajahüppe, mida meil ei luhtu selles reaalsuses asjad niimoodi. Jumal tänatud, et ei juhtu. Jah, parkimiskohta võid niimoodi manifesteerida ja nagu mingit toredat inimest päeval, kellega mängida ja flirtida või nagu mis iganes nagu sinu päeva nagu selles hetkes nagu kiirelt nagu rõõmsaks teeb. Näiteks mul sõber rääkis just kogemuse, kus ta oli siin samas linnas, kus ma praegu Hollandis olen. Me sattusime sinna tänava peale. Ta oli kõndinud mööda tänavat, kus tema sõber, kes on siin linnas elanud pikalt, ütles, et issa ma ei ole siin tänava peal mitte kunagi läinud. Kus me siia saime? Ja siis selle peale minu sõber ütleb talle, et oma sõbrale siis, et kuule tead, see on portaal. Kui me siia lõppu jõuame, siis meil avaldub ilus oaas ja me oleme täis laks mingi palin. Ja nad kõnnivad tänava lõppu ja seal vastab vastu restoran Pali. Ja nad mõlemad lihtsalt naeravad ennast ribadeks. Ehk siis selle taseme peal maailm vastab momentaalselt meie nagu vaibile ja ta paneb selle kõik kuidagi omavahel koostöösse, nii et kõik inimesed loovad elu korraga ja mina ei tea, kuidas universum seda teeb, see on maailma kõige crazy asi, mitte keegi ei ole nagu off-pärk, kõik ainult nagu loovad ja nagu kõik omavahel on kooskõlas. Okei, see on mingi keerulisem märk, mina ei tea, kuidas see käib, aga põhimõtteliselt meil pole vaja teada, kuidas see käib. Meil on lihtsalt vaja aru saada sellest, et kui ma loon midagi uut, ma pean püsima selles uues vaibis. Ma ei tohi alla anda ja ma pean andma endale aega vähemasti 3 nädalat, võib-olla isegi 4. Karmimad nagu muutused elus, paar aastat, et mingid asjad täitsa ära muuta. Kiiremalt sa saad hakkama juba mingisugused asjad lähevad liikvele 6 kuuga ja kui sa oled nagu eriti mingi hea soone peale sattunud 3-4 kuuga, võid olla juba täiesti uues kohas. Emotsioone ümber teha 2 nädalaga täiesti tehtav. Aga pühenduma pead ja sellel hetkel ei saa vaadata tõtt enam selle vana reaalsusega, sest vana reaalsus elab teises ajaliinis kui sina. Sina selles pead muutuma ja vahetama dimensiooni ja vana maailm tuleb järgi aeglaselt, sest muidu juhtub nii nagu filmis The Secret. Mõtled elevandi peale ja järgmisel hetkel on ta sul toas ja kakab sul sinna. Sa ei taha, et asjad juhtuvad hetkega. Sest kui palju meil käib päeva jooksul tegelikult pilte peast läbi, mida me tegelikult ei taha luua. See kõik kaitseb meid. Seega nagu see on momentumi üles ehitamine ja see on karm töö iseendaga, meie mõte tuleb kontrolli alla võtta ja sealt edasi juba tegelikult me muudame ära oma kogemuse läbi ja selle, et me muudame ära oma tunded, me muudame ära oma sageduse, me programmeerime ümber oma alateadvuse ja kui me juba sageduse ära oleme muutnud, me lihtsalt hakkame maailma nägema teise nurgalt. Sellepärast, et kõik võimalikkused on siin reaalsuses üksteise kõrval olemas. Miks siis ühel on see ilus Porsche või Tesla või Ferrari ja teisel on koht prügikasti kõrval? Linn on ju sama.
ja muutuse loob see minu sisemine sagedus. Ja kui ma saan aru, et mind on kogu elu seda sagedust pandud all hoidma läbi välise programmeeringu, Facebookis sõbralist tühjaks, kõik, kes vinguvad ja virisevad ja on paanikas sealt välja, uudistekanalid kinni, telekas kinni, positiivsed podcastid mängima ja vaata üle oma 5 kõige lähemat sõpra, sest sinust saab täpselt see, kus nad on. Kui sa oled keegi, kellel on kõige parem auto 5 sõbrast, siis sa oled halvas olukorras. Kui sa oled keegi, kes teenib neist kõige rohkem, meil on vaja seda, et me oleme nende inimeste ümber, kes on meist ees. Ja meil on vaja olla nende inimeste ümber, kes on ees just nendes valdkondades, mida meie endas avada tahame. Seega tuleb õppida praktikutelt, sest et laias laastus teooria ei muuda midagi. Alateadvus töötab täpselt nagu internetivõrgustik. Kui sa ikkagi suhestud näiteks kellegiga, kellel on finantsidega väga palju paremad paradigmad ja sa lihtsalt saad tema ruumiga ühendust näiteks järgmine aasta otsa, sa paned tähele, kuidas su finants lihtsalt automaatselt kasvab, sest et see tõmbab sinuga ülesse. Nii et vahetades välja oma fookuse, vahetad välja oma reaalsuse. Tänane see vestlus sai meil just uue pealkirja Marlen annab veel eluõpetus, sest et siit tuli praegu puhas kuld. Ma soovitan teil kõigil seda kohta üle vaadata, sest ta läks praegu hästi kiiresti, aga kui sa keertad üles iga lausa analüüsid ja mina arvan, et kõik saab alguse sellest, et olla aus enda vastu, nii et sa oled teinud selles suhtes meeletu töö, et olnud aus enda vastu, aga kuule üks lugus ja lõppu selline, et kus sul on olnud see kõige hullem mingi ikkagi hullem. Aga no räägime selle, kus on mingi selline kõige suurem taipamine sul on, et sa nagu oled midagi pusinud ja siis lõpuks sa saad päriselt nagu aus olla või võtta selle vastu, et issand, aga see on ju see koht, et mis ma pean siin muutma. Et sa rääkisid vaata rahauskumustest, näiteks kui mina tegin sinu selle webinari kaasa, siis ma polnud kunagi mõelnud, et ma pean minema ka sinna, et kui ma raha välja annan, et ma olen tänulik, et sinna, et ma arvangi kuskil sisimas, et rikkad inimesed on uhked, ja mina mõtlesin lihtsalt, ma pean tahtma raha või mis iganes ma seal mõtlesin või mäletagi enam. Aga mingi äkki selline asi sul on veel jagada midagi. Ehk siis sa küsid mingit suuremat aha-hetke või? Jah, ta võib-olla on siis aha-hetk hoopis niimoodi, võib-olla on parem isegi nimetada. Tead, mul on vist väga raske sellele vastata, seepärast, et nagu ma lihtsalt elan sajus enamus ajast ja minu reaalsus vahetab ennast nii kiirelt välja ja tänaseks päevaks ma väga vähe tegelikult majandan füüsilise reaalsuse dimensioonidega, et kui naised küsisid mu käest, et miks see Marlen hommikuti nii unine on ja mida ta siis öösiti teeb, et me tahame teada, siis Marlen vastas, et näiteks täna öösel ma käisin eelmises elus, kus ma puhastasin ühte lugu kogemust sellest, et kuidas ma jõin mürki ja sellepärast ma surin ära. Ja siis söön oksendada ja kogu see energeetika läks tagurpidi käima ja siis põhimõtteliselt ma tõmbasin selle energia oma kehast välja. Ja siuke tavaline ju, käisin eelmises elus ja tegin selle asja puhtaks, et ma siin kaotasin septembri alguses hääle, teadmata, mis mul täpselt viga on. Ja siis see on nüüd olnud mul kuu aega ja siis lõpuks ma eile sain siis läbi selle, et ma ei olnud ruumis üksinda, vaid mul oli ka keegi, kes aitas mulle ruumi hoida. Sain sinna energiaväljale ligi ja võtsin ma nägin, et sellest elust see asi ei tule. Et siin ei ole mõtet otsida, et mis uskumused mul on või miks ma haige olen või kus ma külmetasin, et see on ammu vana reaalsus minu jaoks. Et nagu iga asja taga on nagu mingi looming ja siis ma nägin, et mingi väike suke eelmise lugu siin nagu väga põhjapanevalt suur eelmise lugu näitas ennast. Seega nagu ma arvan, et minu jaoks kõige suurem selline nagu ümberlülitumine on olnud see, kui ma olen aru saanud, et inimolemus on minust väga väike osa. Ma olen valgusolend, ma olen energia. Ma olen igavene. Ma olen alati olemas olnud ja ma saan alati olemas olema. Mina olengi Jumal. Mina olen allikas. Mina olen nagu universum. Mina olen see keegi, kes loob kogu selle reaalsuse. Ma olen lihtsalt jaotunud kõikidesse erinevatesse inimestesse laiali. Seega tegelikult ma ei räägi kellegi teise kui iseendaga. Kai on ka mina. Heike on ka mina. Ja sina, kes sa kommentaare loed, sina oled ka mina. Aga me oleme lihtsalt praegu jaotunud erinevatesse kehadesse, mille võrra meil on illusioon eraldatusest. Ja kui ma sellest tulin läbi, et tõde on see, et kõik on energia, sest et tegelikult räägiti meile juba koolis seda, et kui sa sinna sisse lähed, siis sa saad aru, et tegelikult on kõik üks energiaväli. Me oleme lihtsalt erinevas vormis. See on tahkeks ennast manifesteerinud ja see on pehmeks ennast manifesteerinud, aga tegelikult on kõik üks ja sama energeetika. See tekitab mulle olukorra, kus ma saan näiteks selliseid kommentaare.
naine, kuidas see võimalik on, et su nägu muutub iga päev? Kuidas sul nii palju erinevaid nägusid on? Mul on, see sõltub, millise sagedusega ma parasjagu nagu hommikul voodist välja tulen. See sõltub, millise näo ma selles reaalsuses endale täna võtan. Ma saan muuta oma keha nagu kogemust sellest, et ma vaatan peeglisse ja ma võin tajuda, et ma olen nii hullult suur. Ja siis ma vahetan nagu mingi sees mingid kohad ära ja siis järgmine hommik ma ärkan üles vaatan, issand, kui salaja, kui seksikas. Ja nagu olles selles nagu olekus, ma saan aru, et füüsilist reaalsust ei ole olemas minu maailmas enam päris tükk aega. Ja ma tänan sellest, et füüsiline reaalsus meil päris hästi koos püsib. Et nagu laud ei lagune mul energia väljaks, ma saan siia oma tassi toetada ja tool hoiab mind ja ma saan selle peal istuda ja nii edasi. Aga nagu minu kõige suurem nii-öelda ahaa on see, et kõik on energeetiliselt lihtsalt vibratsioon ja sagedused. Ja kui ma hakkan vaatama ennast kui algusolendit ja energia välja ja ma õpin seda juhtima, ja minust saab see keegi, kes juhib seda, kuidas ma seda reaalsust kogen ja maailm hakkab mulle seda tagasi peegeldama, siis alles läheb põnevaks. Ehk siis tegelikult, kui sa kellegagi nagu pahurdad, et ta üldse mulle ei meeldi ja ta on nii tobe, siis sa tegelikult just kui teed just endale, eks. Me oleme üks, kui ma hakkaks siin praegu rääkima, et no kuule, mis... Eile oli reaalselt selline olukord, kus ma nägin kõrvalt olukorda, kus tekkis väljakutse, kus SMS-i teel tuli sisse informatsioon mingi korteri teemal ja see inimene reageeris selle peale täiega niimoodi, et ma ei vasta, ta ei ole seda väärt. Ja ma vaatasin talle lihtsalt nagu otsa ja küsisin, et nagu ta ei ole seda väärt. Vau, niimoodi suhtudki temasse või? Et aga see on ju sina, kellega sa räägid. Sa räägid ise endaga. Et mis osa sinust praegu ei ole nõus sellega, kuidas tema ennast sulle väljendas ja miks sa seda nii valeks teed, et ta oli nii otsekohene, nagu ta oli. Mis sulle otsekohesuse juures ei meeldi? Missugused kohad sinu enda sees on haavatud, et sa endale samasugust otsekohesust ei luba? Ja kui sa talle tõmbad nagu täiega nagu energeetiliselt vett peale, siis esiteks see ei aita seda suhet korda saada, siis aita seda olukorda korda saada ja teiseks nagu, kas tõesti tahad vibreerida intensiivselt konflikti energiat? Siit liigub sita kiirusel. Kui sa täiega mingi pasandad inimeste kallal, siis universum vaatab, et oi, kui tore, anname juurde, probleemid meeldivad talle, anname veel probleeme. Et nagu see kõik ongi meie sisemaailma peegeldus ja see on lause, mida ma vihkan üle kõige. Ma ei taha sest midagi teada, eriti siis, kui keegi mulle pinda käib. Ja mõnikord mulle ikka keegi käib veel pinda ka. Ma olen päris valgustunud, aga ainult selle hetkeni, kui ma kukun tagasi inimese reaktsioon, nagu dimensiooni, ja käitun täiega, lihtsalt nii, et nagu tavaliselt inimesed käituvad. Sest et see sõltub sagedusest. Nii kui ma sagedust vahetan, nii ma jälle mäletan. Ja nii kui ma alla kukun, siis ma olen ühendusest lahti. Ja selle võrra meis kõigis on olemas mõlemad osad. Lihtsalt mina tänaseks päevaks juba mäletan ka siis, kui ma olen inimeses, inimolemuses, et see pole tõde iseenesest. Ja ma tean, et ma pean sealt üles pääsema, energeetiliselt välja pääsema, uuesti pääsema ühendusse allikaga isend sees, kus intuitsioon mind juhtima hakkab ja minu kõrgem mina saab tegutseda läbi minu. Ja siis sealt edasi juba, siis on mäng nautida täielikult seda kehastatust siin planeedil Maa ja olla teiste jaoks olemas, kes veel ei ole seda lahti häkkinud. Nii palju häid mõtteid, nii palju head infot. Ma arvan, et tänane pealkiri õigustab ennast täiega, sellepärast, et julgus olla looja siit laivist, kui sa nüüd vaatad seda ühe korra veel, siis sa saad nii palju vihjeid, nii palju õpetust, kuidas siis olla see looja ja kuidas endale luua. Aitäh sulle, Marlen. See oli nii hea. Ma tahan rääkida ka sinu meditatsioonidest veel täitsa siia lõppu, sest mina võtsin sellise väljakutse vastu, endale tegin ise väljakutse, et ma kuulan 30 päeva järjest seda julgus olla looja meditatsiooni. Ja mul on natuke kuupäevad sassis, aga minu arvates ma olen 30 päeva järjest nüüd kuulanud või saab see täis homme. Ja ma igal juhul täiega nagu soovitan kõigile, et aru saada sellest, mis see tähendab, et sina oled sina ja sina oled tema ja et me kõik oleme üks ja kõik oleme loojad. Ja tead, mis selle meditatsiooniga oli huvitav? Sul on sealt erinevad muusikad, seal on see trummipõrin ja seal on mingi meloodia. Algul ma kuulsin ainult trummipõrinat, mingil hetkel märsku kuulen
issand, kas ma panin ikka õige meditatsiooni, trummipõrinat enam pole näinud meloodia ja siis sa alustad seda kõike nagu mina vormis ja kuskil sa lähed üle sina vormi, aga selle kohta ma pole sellele ära jaganud, kus see toimub ja siis iga kord jälle kuuled mingi uue asja nagu, et see on päris huvitav, et hakkad meditatsiooni kuulama, mõtled, et issand, et mul see koht meeldis ja seda enam ei kuulegi, kuuled mingi järgmise koha. Et ma teisi meditatsioone sul ei ole küll kuulanud, et kes siin on kuulanud, võite kommenteerida, keegi juba kommenteeris ka, et on hästi head sul need. Ja minu arust üks pluss on see, et need on ikkagi eesti keeles, et eesti keeles ei ole väga palju häid emotsioone või neid meditatsioone, mis on hea emotsiooniga. Et on selliseid, ma olen nii õnnelik, ma olen täna nii rõõmus, et noh, kus on see rõõm, siis on ja milline on see rõõm. Aga räägi, kuidas inimene saaks endale su meditatsioone? Ja meditatsioonideni ma jõudsin tegelikult läbi selle, et ma olen loonud tegelikult üle 1000 Facebooki laivi ja video ja kui keegi tahab natukene kaevata ajaloos, siis suke grupp nagu Facebook Turbiin, see ei ole lihtne seda materjaliselt välja kaevata, sa pead mingi pildi kaustast kerima ja vaatama, mis vanad laivid on. Osad laivid on mingi täislaks lihtsalt mingi suvaline lobisemine, aga osad on täislaks kuld. Ja kuidas sa need õiged asjad üles leiad? Ja siis on see YouTube'i kanal Marlen Annabel TV. Aga ma tahtsin hakata looma midagi sellist, mis jääks inimestele päriselt olles. Midagi sellist, mis 10 aasta pärast ka teeniks neid, kes selleni jõuavad. Midagi sellist, mis ka aasta pärast nagu täiega nagu aitaks, et tõesti nagu tõmmata nagu fookuses kvaliteetne alateadvuse ümberprogrammeerimise nii-öelda häälestaja nagu vormi. Ja siis praeguseks on olemas 5 väga võimsat vibratsioonihäälestajat, millel on kõikidel väga erinev energia ja nad täidavad erinevaid rolle. Ja on neid, millel on jõud taga ja on neid, mis on täislaks leebus, ehk siis enesearmastuse meditatsioon on näiteks täislaks leebus. Ja siis on näiteks selline, mis on sisemise kriitiku lahustaja, mis tegelikult ka paneb meil selle masina siin väit. Ja sa pead julge olema, et sellega nagu päriselt 21 päeva vastu pidada, sest et nagu see masin ütleb sulle peale esimest päeva, et seda medikat rohkem mängima ei pane, sest et see medikas mulle üldse ei meeldi ja mulle meeldivad teised rohkem, sest et ta lihtsalt nagu nii karmilt võtab selle hääle maha sul peast. Ja siis meil on näiteks portaal tagasi koju, mis on midagi sellist, mille ma lõin sellepärast, et ma tihtipeale ei saanud magama jääda. Mul oli nagu vaja midagi, mis mind nii-öelda maha rahustab. Ja see on selline vaikne merelaine loksub ja need hääled lihtsalt nagu uinutavad su ära. Ja nendele saab ligi 2 pidi. Nagu igat ühte neist saab eraldi osta. marlenannabel.ee lehe peale on kõik seal järjest üleval. Ja ma tegin eilsel natukene TikTok ja topistasin, nii et kui sisse kirjutada hommikukohvi, siis te saate parema hinna. Ehk siis muidu on 33, aga hommikukohvi hind on 26 ja nagu kingituseks teile kõigile, et see kood jääb kehtima isegi, kui sa vaatad seda järgi. Ja kõigile 5 medikale, et kui nüüd mõne medika, nagu ma ei tea, ma mingi trükkisin öösel kell 2 seda koodi valesti sisse või midagi ei tööta, siis anna meile kindlasti teada. Aga põhimõtteliselt tehniliselt peaks olema olemas Jenta lehe kaudu Eestisse posta, siis saadetakse sulle e-maili peale, saad alla laadida ja see jääb igaveseks sinuga. Teine variant on see, et kui sa oled nagu mõnda juba katsetanud või sa oled julge ja sa tahad kohe teha teistmoodi, siis meditatsiooniparadiis. See on selline äpp põhimõtteliselt, kus sinu telefonis on alla laetud kõik medikad kohe kättesaadavad, mille eest sa maksad 18 €. Ja sa saad selle eest 5 meditatsiooni, kui ühe hind on 33. Ära küsi, miks ma seda teen. Ma peaksin hinda tõstma, ma saan juba praegu aru, et see on natukene jabur. Aga las ma paar kuud teen veel, sellepärast, et mul on tõeline missioon nagu jõuda nagu 200 inimeseni, et see momentum hakkaks kasvama. Ja tegelikult 200 on olemas, aga ütleme niimoodi, et ma sihin tegelikult 888 inimest tahaks kätte saada, kes iga kuiselt neid medikaid nagu kuulab. Sellepärast, et see loob sellise tegelikult nagu energeetilise laine, mis läbi Eesti kogu energia välja sellel hetkel läheb, kui me pühendume sellele ühele ja samale energeetilisele tööle koos. Nii et läbi marlenannabel.ee leiab meditatsiooniparadiisi kohta ka info. Ja siis nii on, jah, et need on nagu kõige paremad viisid nagu alustada. Me paneme kõik kogu selle info nüüd, mis Marlen välja tulistas, paneme siia hommikukohvi üles ka kõik lingid, kõik koodid, kõik, mis sul on vaja, et neid ägedaid meditatsioone endale tellida. Aitäh sulle. Aitäh. Ja minul on sellised kirikukellad, need annavad märku, kell on
mis seal kell 11, siis mul on alles kell 9. Hästi tore on mul siin see, et ma hommikud on mul Eesti aja järgi, õhtud on Portugali aja järgi, et just kui ma teen siin töö ära hommikupoole, siis vaatan, kell on juba 1, siis vaatan, tegelikult on kell 11, terve päev ees läks on ja see kogu tegelikult, kui ma sind kuulan, Marlen Annabel, see, mis ma siia 3 viimase nädalaga olen loonud, see on see ongi täpselt see, et mis mõtted, mäletan, mis auto me rentisime, mis kõik läheb täpselt nii selleni välja, et eile, kui tuli kiirteemaks, ma ütlesin, mõtlesime, et palju see siis on, ma ütlesin 3, järgmine hetkel oli tabloole 3 euri, et see on nagu lihtsalt, see on kohati selline ulme, et ja siis, kui sa sellega muidugi jälle ära arvad, nii käibki, on ju. Ja see on see koht, et see on sageduse vahetamine, sellepärast, et kui sa tõused kõrgemasse sagedusse, siis see tegelikult enam ei ole nii füüsiline. Ja sellest on alguses hullult raske aru saada, sest et nagu ainus, mida sa siin reaalsuses oled kogeda saanud, on olla füüsiline. Aga kui sa endaga sisemiselt energeetikaga tööd hakkad tegema, oma mõtted kontrolli alla võtad ja nende praktikatega lähed järjest sinna energiamaailma sisse, näiteks see viimane meditatsioon, mis tuli välja eile öösel, nagu septembri oma ma kanaldasin, nii et isser just on, ma sain siin ju 2 nädalat haige olla ja siis mul polnud häält ja siis mul oli igasugused takistused ja mul oli lihtsalt, ei, see tuleb läbi ja see tuleb täiega hea. Ja see tegelikult on selline meditatsioon, kus esimene pool täiega ma töötangi energiaväljade puhastusega sinuga koos ja teine pool me siis aktiveerime hingekingitusi. Ja kui sa teed seda energiatööd iseendaga, siis alguses sa ei saagi aru, nagu mis paganama tšakrate aktiveerimine, mis energiavälja puhastus, mis paganama maandus, mis kroončakra nagu aktiveerimine pealae pealt, mis valgusolemus, aga üks hetk sa hakkad tajuma oma kehas, et oota, midagi suriseb siin, midagi läks kuumaks, oota, millegi pärast mul praegu tunnetan, et mul olemus nagu muutus. Ja tegelikult, kui sa saad selle kätte, et sa oled valgusolend inimkehastuses, siis kogu see reaalsus sinu ümber muutub palju-palju lihtsamaks majandada. Sest et sa ei ole enam lükata tõmmata oma mõtetest, emotsioonidest ja väliste reaalsuse piirangutest, vaid sinust saab see keegi, kes sõna otseses mõttes muutes iseenda fookust, muudab kogu aeg oma kogemuse reaalsusest ära. Ja see maailm on nii plastiline ja ta võtab nii kiiresti tegelikult selle uue vormi, kui sa vähegi sellele võimaluse annad. Nii et seda tööd tasub endaga teha ja täiega nagu, kui sa jõuad universumiga sünkroonsusesse, siis see ongi normaalne, et sa tead seda kõike. Ja, et täiega tuleb endale võimalus anda ja jällegi jäi kõlama siit see julgus, siit jäi kõlama see järjepidevus. Meil on tõesti iga külalisega on see järjepidevus sul hull vägev teema. Suur aitäh sulle, Marlen Annabel. Ma olen nagu nii tänulik ja ma nii ootasin seda hommikukohvi, et kui mul eile õhtul jälle kohale jõudis, et nüüd ongi see käes, Marlen Annabel tuleb nii, mis sa nüüd teed? Okei, ma lähen nüüd magama, ma pean ennast välja puhkama. Läksin jumala normaalsel ajal magama, et aitäh sulle selle eest, et sa tulid, jagasid. See jääb siia Facebooki gruppi üles, see tuleb ka YouTube'i, kõik need lingid, nagu Heike ütles ja mis Marlen Annabel rääkis, tulevad siia, et te saate neid meditatsioone soetada, tuleb see salasõna siia ja kõik need asjad, et aitäh sulle, et sa oled, aitäh, et sa jagad. Ja aitäh naised, et te nii järjepidevad olite ja aitäh, et te teete seda, mis te teete, sest see, mida te teete, on täpselt see, mida on hullult vaja praegusel hetkel. Et kui mina räägin, siis ma räägin lihtsalt nagu ühes versioonis seda juttu, aga olles kuulanud ära tõenäoliselt nagu osad teist siin juba väga mitmed hommikukohvid, siis sa hakkad märkama üks trendi selles, et kuidas need, kes on lahti häkkinud selle valemi, erinevate sõnadega tegelikult räägivad kõik üht ja sama asja ja siis, kui sa selle trendi sealt nii-öelda nagu ära tabad, siis sinu elu läheb ka muutusesse ja see töö täiega tasub endaga ära, et sa valid seda aega, et sa paned paremad mõtted endale pähe ja vaata kui lihtne, praegu viimane tund aega ei olnud üldse aega kellelgi midagi vingudega viriseda iseenda ega kellegi teise kallal, sest et miski muu tuli nende pähe sisse. Nii et aitäh naised, et te loote seda väärtust ja et te hoolite eestlastest nii palju. Aitäh sulle, et sa tulid meiega rääkima hommikul ja jagasid oma kogemust ja neid häid nõuandeid. Aitäh teile. Aitäh koos loomast. Aitäh Heike ka sulle. Kuulge, nüüd tuleb nagu täiega. Ja tšau. Ilusat päeva. Ja tšau.